Kalevi rünnaku ära ja siis tuleme ka tänaste ülejäänud 5. vooru kohtumiste juurde, mis on juba lõppenud. Pall läheb üle värava ning värava löök Paidele. Ehk et tõepoolest täna siis ei saagi öelda, et kas järjekordne šokk resultaat, aga igal juhul tõepoolest FC Kuressaare alistas 1-0 Tallinna FC Flora, tõepoolest kuulete õigesti, Kuressaare võitis Florat 1-0 Martti Puki 16. minuti väravast. Nii et kui siin eelmises voorus Kuressaare alistas Sillamäe Kalevi 1-0 ja see võis tõesti tekitada ka väga suuri silmi, siis olla koduväljakul Hiiul 1-3 Sillamäe Kalevile, mis tähendab siis seda, et liiga tabelis on siis esikohal Tallinna järel toimetab Edvin Stüff ja tema kuulamas Eesti U21 koondisesse ja kui Eesti U20 8. märtsil pidanud ka sõprusmängu kodus Soome esiliiga meeskonna Atlantisega. Midagi sellist ametlikku teada ei ole, et nemad siin oleks vahepeal mänginud ja muuseas peaks olema väidetavalt see kohtumine üldse nende meeskondade vahel nende ajaloo esimene. Tuule ja Ville Kõige need 2 mängu lõpuks enda kasuks kallutati ja selle loe meistriliigas ollakse. Siin aga Edvin Stüff murrab värava ette karistusalasse, kukub aga mingisugust penaltit. Kohtunik Martin Salong siit ei määra nende taseme või ütleme siis nende taseme kohta ja samal ajal tegelikult võib ka Sarapiga selles mõttes tõesti nõus olla, et või selles mõttes ei saagi võib-olla Sarapile etteit, et ta tõesti nendest kohtunikest nii palju räägib, sellepärast näiteks on Muilnei veel Tomson ja Reimo Oja. Nurgalöök tuleb sinna taha posti, tuleb ka peale löök ja läheb pall üle otsajoone, näitab kohtunik Martin Salong siiski just Kalevi mängija peast, kuigi siin appelleerivad kalevlased, et siiski oli seal veel üks Paide mehe peanupp ka vahel, aga kohtuniku otsus on see, et värava löök Paidele ning Allar Toomil muidugi väga kiiret hetkel kusagil ei ole ja ega me ei saa talle seda kuidagi moodi ette heita ka. Tallinna Kalevi muud arvad, et üles ärataks või aitaks, et siin oleks vaja ikkagi mingisugust sellist nõu või kindlust ja Teemuski, siit peab tulema kaart, küll ütleme kollane, sest päris viimane kaitsja Teemuski ei olnud, aga loomulikult siin ei ole küsimus, Martin Salong kollase kaarti 40. minutil taskust välja võtab selles mängus esimest korda ning iganes, nii et Paidel läks jällegi seda puhku õnneks. Nüüd aga kohtunik näitab, et tehakse üks mehi, keda siis täna ka varumeeste pingil ei ole, aga kes ka muidu võiks olla selline jätk seal ometi oli, kuid jällegi Paide mängis hästi tähelepanelikult ja nüüd on omakorda võimalus vasturünnak Taavi Laurits ja Laurits tõmmatakse maha ja see on kaarti koht. Absoluutselt siin ei ole mingit kahtlust. Mati Lember, see mees nüüd on, kes teise poole hakatuseks kohe kollase kaarti saab 50. minutil esimesel poolel mäletab. On see absoluutselt veel eriti ette valmistamas. Nüüd kaadriväliselt öelda, üks mees on selline sööt jällegi loomulikult, millel pole otse ega hakatust, saba ega sarvi. Allar Toom palli püüab. Kohtunikul on vist midagi nüüd ka Allar, ei siiski mitte väravahile, vaid seal hoopis Paide mängijale öelda. Kas siis sellel põhjusel, et on oi, vaene särk, nii et kui nüüd toodetavasti suures plaanis näeme seda tõesti, et õelad Kalevi mängijad on tõesti tõmmanud vaese Paide mängija särgi räbalaks ja loodame nüüd, et saab ta sealt ikkagi särgi nüüd selga. Kas nüüd üle oma numbriga, vaat nüüd kahjuks ei näinudki, et kes see nüüd mängijatest oli, kes see siis nüüd, aga tõesti kogu see Paide meeskond on mänginud väga hästi. Just nimelt distsiplineeritult on seda Viktor Metsa 2 meest vajadusel platsile värsket tuua, aga vaatame, kas seda Viktor Mets tahab. Nüüd siis selline piisab ka 2 mehest. Lemberilt tuleb pall sinna värava ette, tuleb ka peale löök. Kalevis on nüüd kahetsusväärne. Taas oldi pigem sellised pealtvaatajad selles situatsioonis. Nii võitlus seal keskväljakul peaks nüüd ei lõppe ei ühe ega teise poole veaga ja nüüd lõpuks Paide mängija vea, Kalevi mängija vastanud tundus küll, et seal esimesel hetkel tegelikult tegid paidalased vea või kalevlased vea paidalase vastu. Nüüd aga asi päädib lõpuks sellega, et number 15 on siis see mees Priit Raal, kes on muidu seal ees täna nii tublisti tööd teinud. Paide poolt saab ka kollase hoiatuskaardi ja kollane hoiatuskaart siis 80. minutil selles mängus siis Paide mängijatele.
aga Kiisi sööt, nüüd Toom tuleb jälle natukene hilinenult väravast välja, kukub kohtunik siin Pilet ei törtsuta ja ega siin ilmselt väga põhjust ka ei olnud, sellepärast et moment oli ju ikkagi ka sealt viiekastist või